way that the colors turn. Dive in with me to the deep of the orange burn and lay in the autumn leaves. You are beautiful And you're all I need. Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Oh, oh, oh. Can you feel my love? Can you feel my love? Ooh, it's the fall, the falling in love. 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 Can you feel my love? Oh, Tere hommikust, armsad sõbrakesed! Mul on ääretult hea meel, et sa oled siia jõudnud minu kanalile, minu video peale. Tšau, minu nimi on Maarja, kui sa oled siin uus. Loodan, et jääd. Nii nõme lihtsalt. Aga no see on lastega elu täiesti. Mul olid tänaseks nii toredad plaanid. Ma pidin Anneliisiga kokku saama ja pidime minema sinna Haru kafeesse matšasi proovima. Pluss ühtlaselt tuleb sünna, ma oleks nii väga tahtnud talle see sünnakingi ära anda, aga ukukene meil. Nagu õnneks selles mõttes, et temaga on selles mõttes hea, et tal saab kohe aru, kui midagi on, sest ta on nagu viril siis, mida ta tavaliselt nagu üldse ei ole. Ta võib nii väsinud olla ja ta ei nuta lihtsalt. Ühesõnaga ta nutab nagu väga-väga vähe. Täna ta ärkas nagu varem ja ta oli nagu ärgates, tavaliselt ta mingi naeratab ja on täiega selline, aga ta oli ärgates juba selline nagu pisarad silmis, mõtlesin, et mis on, ja siis ma tundus nagu natuke selline soojem ka, tal tulevad hambad 100% ja ma arvan, et see on 100% hammastest, ma ei usu, et ta mingi haige on või midagi, aga ikkagist 37,4 palavik oli, ehk siis ma ei taha temaga trippida nii, kuigi ma arvan, et ta oleks täiesti chill, aga ma ei tea, ma palavikuga nagu, noh, tal midagi muud tegelikult ei ole, on ju, aga ikkagi ma palavikuga ma ei taha minna kuhugi. Ühesõnaga, järgmine nädal tegelikult ongi Anneliisil juba sünna, ehk ma väga loodan, et tal esmaspäev, teisipäev sobib saada kokku. Ühesõnaga, eks siis ole näha, eks siis vaatab, kuidas need asjad välja mängivad. Aga nagu ma nii ootasin tänast. Ja ma ei saa aru, miks lastel on. Lastel on alati siis, kui sul on mingid ülitoredad plaanid või midagi on, siis nad jäävad haigeks või siis on midagi nagu. Ma üritan mitte olla nagu mingi megakurb, aga ma ei ole Anneliisi lihtsalt nii ammu näinud ja tal oleks saanud ka täna niimoodi, et nagu If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another
I know you got one, but there's no hurry. The limelight's calling in the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, ticking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Me käisime siis eile, käisime Miia ja Ukuga, käisime Iisaku sünnipäeval. Läksime rongiga linna. Käisime Monte lastes, neil tegid sünnipäeva ja väga-väga tore oli, super tore oli tegelikult. Miia sünnipäeval, Iisaku sünnipäeval käisime ja Miia oli nii tubli laps, et uskumatu. Mina vaatasin, huvitav, kelle laps see veel on. Nii tubli laps. Tahad veel minna, jah? No sinna Monte lastesse me võime küll minna sinuga veel. Võib küll. Väga vahva oli. Täpselt paras, täpselt. Rongiga ja niimoodi. Rongiga läksime niimoodi, jah. Läksime küll. Et seal on nagu tõesti nagu, ma usuks, et isegi nagu, ma tea, isegi 5-aastastel oleks seal tore, ma arvan. Et Miiale hästi meeldis Liumägi ja seal tornida ja seal on hästi nagu need arsti saad mängida, juuksurid saad mängida, siis igast neid Montessori asju oli seal on ju. Ja hästi nagu mugavaks on tehtud, et see ei ole nagu hästi suur ruum. Et mõnus, et isegi kui sa seal oma laua taga seda kohvi jood ja laps mängib, et sa ei pea muretsema, et sa pead teda seal kuskil taga ajama, et kõik on nagu hästi... hästi kompaktne või kuidagi. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Eile sai Ukukene 6-kuuseks ja ma sain šoki. Ma sain täiesti šoki, et ta on juba 6-kuune. Ma ei saa aru, mismoodi või kuidas või mis asja. Ja siis ma avastasin, et ega me ei ole ju jõudnud teha mingisugust püree maitsmist või alustada nagu mingi selle toiduga. Täiesti kuidagi nagu see 6 kuud on lihtsalt nii kiirelt läinud, et ja kiirelt on läinud, eks ju. Ühesõnaga, nüüd me käisime poes, ostsime kõrvitsapüreed ja nüüd me hakkame maitsma kõrvitsapüreed. Kui sa räägid? Rahulikult. Lase peast lahti ja ära peast katsutada. Tegelikult on ju päris hea. Mis maitsid olid? Kuidas see on? Kas see on hea? Mina ka tahan maita. Saad pärast? Mina ka. Mina ka. Ei saanud. See tita oma. Kulla. Kas on hea? On hea või? Jämmi. Ära praegu tee, palun, Miia. Ära praegu tee, Miia. Lase lahti, eks ju.
Jälle. Kas see on hea? Jah. See päris magustoit. See magustoit. Kas sa tahad veel? Algul teeb nagu naljakat nägu, aga siis kui kurgust alla saab, siis on juba päris hea. Tšau sõbrad! Täna on meil 8. mai, reede. Meil on tore nädalavahetus tulemas. Me lähme Tartusse ja me lähme niimoodi, et me lähme tegelikult 9 ööks ja appi. Kas te saate aru või? See sama korter, kus me eelmine kord olime, on ju. Ma tahtsin sinna tagasi minna. Ja ma vaatan, see oli siis eelmine nädal. Ma vaatan, et appikene alles on, ma kohe bookin ära ja põhimõtteliselt ma läksin Kasparile, saatsin screenshoti sellest, et oh my god, vaata, ma bookin selle ära, et see sama korter on alles ja selle ajaga, kui ma talle kirjutasin seda, siis see võeti ära. Kas te saate aru või? Nii et ja nüüd ma siin olen, ma lihtsalt viimase hetkeni loodan, et keegi tühistab selle ära, kuigi ma arvan, et ei tühistu ühesõnaga, meil ei ole veel ööbimist tegelikult Tartus. Aga kuna me eelmine kord läksime samamoodi niimoodi, et võtsime nii-öelda nagu tee peal alles selle, on ju. Ehk siis ma arvan, me teeme seekord sama, et me tee peal bronnime siis mingisuguse korteri ära. Seekord on teistmoodi, et Miiakest ei tulegi meiega kaasa, mis on nagu väga huvitav, et me pole ammu ilma temata kuskil niimoodi käinud, nii et põnev. Ja siis, mis veel uudist? Uku on nüüd 2 kiku vend, nii suur poiss lihtsalt, uskumatu. Nii et ma arvan, et too päev, kui ma pidin Anneliisiga kokku saama, siis tal lõikus see, ma arvan. Ja Anneliisi nägin ka tegelikult vahepeal, sain talle oma kingituse ära anda. Käisime Fikas, Telliskivis Fikas istumas. Nii tore oli, nagu nii tore oli. Ma polnud teda reaalselt, ma ei tea, jälle mingi mitu kuud näinud. Ma ei tea, ma hullult nagu niimoodi detailidesse tegelikult ei ole päris ammu laskunud meie elus, minu meelest vähemalt. Et ma nagu väga, ma ei tea, kas te olete tähele pannud ka või ei ole. Aga ma ei ole enam nii nagu, kuidas ma ütlen siis, jah, nii detailselt jaganud meie elu. Ma ei tea, kas on aru saada ka, aga jah. Sellised lood, rohkem nagu midagi tegelikult uudist väga hullult ei olegi. Ootan homset, täna veel pakin asju. Tere hommikust, täna on 9. mai ja Kaspar ja Piia läksid juba eile Viimsisse. Me olime Ukuga 2, mida pole olnud nagu niimoodi väga ammu. Ja mis värk sellega on? Et just muidu me magame tavaliselt mingi terve öö, kõik on nii hästi, mingi bla bla bla. Ja täna, ma ei tea, ta lihtsalt tahtis kogu aeg, et mul oleks tissu, et minul oleks. Okei, Maarja, et tal oleks tissus ja kuidagi niimoodi, et ta sõi ära, siis keeras teise külje,
siis nagu tavaliselt ongi niimoodi, et ta keerab mulle selja ja magab. Aga täna öösel oli niimoodi, et ta nagu keeras selja ja siis mingi 2 minuti pärast juba nagu otsis uuesti seda tissi. Et huvitav, ma arvan, et äkki tal nüüd järjest hakkadki need hakkavad hambad tulema ja hommikul ta tegelikult ärkas nutusena ka. Et vaesekene, mul on nii kahju teisest. Ja ta on selline, vaadake nüüd, mis sul on niimoodi on või natuke nägu on selline punane sellest tujust meil. Me saime ööbimise endale ja saad aru või? Me vaatasime seal Airbnb's ringi ja vaatasime, et meil on Gerdi ja Kertu korteris on mingi Airbnb ja me just tahame 2 magamistoaga, et me saaks Ukuga laiutada. Aga see oli mingi 2 sotti reaalselt. Ja no 1 öö eest väga 2 sotti nagu ei maksa. Et see oleks natukene nagu too much. Ja me mõtlesime, me rääkisime veel Kaspariga, et appi kui lahe oleks, et lihtsalt mingi, et läheks samma korterisse, kus nemad on ju, et saaks mingi õhtuni mingi pläkutada äkki või miskit. Ja mõtlesime, et kahju, et see nagu nii kallis on. Ja saate aru, see oli lihtsalt lastud praegu soti peale, mis on tegelikult ka, tegelikult ma nagu jõhkrad, mis hinnad nagu, mis hinnad on väga ulmelised hinnad on, aga siis me mõtlesime, et kuna me nii harva ikka käime kuskil, siis ja see oli nagu poole odavamaks lastud on ju, siis me võtsime selle nii, et me saame sõpradega samas majas olla. See on nii tore. Tartusse. Sina magas huugotoas või? Lahe. Jaa, suht sarnane jah. Lahe. Siin on ka veel üks tuba. Mille saavad veel külalised on? See on kinni pandud, okei. See ei ole, okei. Meie minikiire, ülikiire, väike Tartu seiklus ongi läbi. Kohe Uku keeran suigeks ka. Väga hea toit oli eile, ma peaks mainima. Ma võtsin üle väga pika aja, võtsin porti. Väga maitses. Kaspar võttis koha. Sina vist järgmine kord ei võtaks koha, on ju? Jah. Ja siis väga hea oli, ma ei tea, mulle väga maitses, et mina võiks vabalt veel minna sinna ja kell on praegu 9:15 ja me hakkasime nüüd sõitma. Kaspar läks meile võtma kohvi ja saiakist midagi hamba alla. Ma ei näinud praegu ka, sest et Uku arvatavasti proovib magama jääda. Vaatame, kuidas meil see läheb. Eilne siia sõit oli lihtsalt. See oli katastroof. See oli reaalselt katastroof.
me panime selle sõidu niimoodi, et Ukune ajaks, sest et Uku ei ole meil väga nagu noh, ta ei ole väga autosõber ja eile ma sain nüüd aru, et ma arvan, et tal läheb süda pahaks autos sõites. Eile me jah, nagu nimme panime selle sõidu niimoodi, et Ukul oleks see kõige pikem lõunauni, mis tal on tavaliselt, võib vabalt 2 tundi magada järjest, kui keegi teda nii-öelda nagu otseselt ei sega, on ju. Ja ta on autos nagu, selles mõttes ta on küll maganud minu meelest meil, aga no mitte väga, jah. Ja eile siis me mõtlesime, et väga hea, ta teeb selle pika une autos, on ju. Ja ei, ta magas kokku, lõpuks oligi, me tegime vist 2 peatust ja ta magas 20 minutit kokku. Ja põhimõtteliselt ülejäänud aja ta nutis. Ja lõpuks, kui me seisma jäime, siis ta veel oksendas ka. Nii et ma kahjuks arvan, et tal on see, et tal läheb autos süda pahaks, tal lihtsalt väga nagu mingi pikk sõit ei sobi. Nii et vaatame, kuidas see tänane reis meil läheb, jah. Et tegelikult mul oli eile juba väike nagu selline sabin sees selle sõidu pärast, aga kui me juba sõitsime, siis ei olnud hullu, ma nagu noh, nii-öelda natuke olin arvestanud, et see võib meil nii minna, vaadates, kuidas talle need autosõidud nii-öelda pole meeldinud, on ju. Aga õnneks on see, et noh, saab teha mingeid peatuseid, kui on vaja. Vot, õnneks meil täiega see lutt täna millegi pärast ka. Ta muidu lutti meil ju ei võta. Jah. Aga see lutt on praegu täiega, et talle meeldib nagu mängida sellega ja seda nagu närida. Ja. Mida? Ma ei ole suhkrukka juurde, aga ma ei saa aru, millisele. Lähme kiikuma. Väga ilus. Aga minul ei ole leit. Ma panen oma kleit selga. Ühesõnaga, meil on nüüd meik peas ja nüüd me paneme oma kleidid selga ja sõrmused sõrme. Lähme kiikuma. Seda kleiti läheb selga panna juba. Vau! No tule näita, ilus! Väga, kui ilus, no näita. No keeruta nüüd. Ka siin. Tasku on sul seal lahe. Anna ohti. Emme ostis. Minu meeldib see. Sulle meeldib see kleit, jah? Jaa. Tore, Tibu. Vau!